Sel aastal möödub 1700 aastat esimese oikumeenilise kirikukogu toimumisest Nikaias, sündmusest, mis on üks olulisemaid kristliku kiriku rohkem kui 2000 aasta pikkusest ajaloost. Suure tähtpäeva puhul koguneti täna Tartu Ülikooli senati saali konverentsile ühine tunnistus, kus arutleti Nikaia kirikukogu tähtsuse üle nii minevikus kui ka kaasajal. Milline on Nikaia kirikukogu tähtsus ajaloos? Paari lausega päris keeruline kokku võtta. See Nikaia kirikukogu, mille aastapäeva me nüüd tähistame, ta pani aluse siis kõikide kirikute poolt tunnustatud Nikaia Konstantinoopoli usutunnistusele, kui seda usutunnistust täiendati soterioloogiliste klauslitega, öeldi rohkem püha vaimu kohta ja lisati veel klauslid ja anateemid jäeti ära või pandi need kaanonite sisse. Nii et sellisel kujul ta siis võeti kasutusele ristimisel ja ühtlasi ka euharistiateenistusel nii idas kui läänes, nii et tal on kõige suurem oikumeeniline tähendus, mis ühel usutunnistusel üldse võib olla. Kas te oskaksite lühidalt selgitada, mis täpsemalt viis esimese sinodaalusutunnistuseni? Eks ikka see teoloogiline kontrovers, et tekkisid väga põhimõttelised erinevad arusaamised küsimusest, mis on Jeesuse Kristuse ontoloogiline olemus, kes ta on, kes ta selline on, et ta saab olla inimkonna päästja. Ja selle kontroversi lahenduseks oli juba olnud kirikukogusid peale tagakiusude aega, sest oli väike paus nende tagakiusude tõttu, aga siis juba 4. sajandi alguses hakkasid kirikukogud kokku saama ja see oli nii globaalne küsimus, et selleks oli vaja ka üleriigilist nii-öelda kokkutulekut, et kus piiskopid siis said ära otsustada, et mida siis kristlased ikka usuvad. Kuidas sündis idee tänase konverentsi korraldamiseks? No eks Nikaia kirikukogu aastapäev on selline ülemaailmne sündmus ja neid selliseid samasuguseid konverentse toimub ja neid kuulutusi tuli juba mitme aasta eest, et neid konverentse toimub üksjagu ja siis me mõtlesime erinevate teadusseltsidega koos ja ka Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, et kuidas siis seda vääriliselt ka siin samas Eestis tähistada. Oli mõtteid ka teha seda rahvusvahelisemalt, aga lõpuks otsustasime, et teeme seda siis koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga. Üheks käivitajaks oli ka tänane ettekandja Tarmo Toom, kes ütles, et midagi peaks korraldama, et see on ikkagi sedavõrd tähtis sündmus ja lõpuks sai neid korraldajaid ju koguni 4, et Tartu Ülikooli usuteaduskond, Eesti Kirikute Nõukogu ja siis 2 akadeemilist seltsi, ehk siis Eesti Kirikulo selts ja akadeemiline teoloogia selts. Teie rääkisite täna 1925. aasta Stockholmi konverentsist. Kas saaksite lühidalt avada, kuidas sai kaasaegne oikumeeniline liikumine alguse? Kaasaegne oikumeeniline liikumine on väga mitmekihiline. Et see 1925. aasta konverents on üks nendest kihtidest. See on oikumeenilise liikumise haru, mis keskendub siis ennekõike just praktilisele koostööle kirikute vahel. Aga selle kõrval on moodsa oikumeenilise liikumise juurde kuulunud juba 20. sajandi algusest ka õpetusliku ühisosa otsiv liikumine, usu ja kirikukorralduse liikumine, ka missiooni liikumine, ehk siis erinevad kirikud on otsinud ühist missionitöös nii üha sekulariseeruvates ühiskondades, aga ka missionitöös nendes paikades, mis veel ei ole kristlikud. Ja viimaks on osaks oikumeenilisest koostööst ka noorte koostöö, ka mitte sugugi väike ja vähetähtis osa. Nii et see on üks selline lai palett ja see palett tegelikult on juba rohkem kui 100 aastat. Ütleme niimoodi seda kirikut, kogu kristlikku kirikut kandnud ja küllap kannab edasi. Ka on näha, et see diskussioon on muutumas üha enam õpetuslikumaks või just need sellised õpetuslikud küsimused on julgemalt esipelalile tulnud, aga selle kõrval ei ole kadunud ka kiriku sotsiaalsed, ühiskondlikud ülesanded, eeskätt just siis seoses ka praegu käimas oleva sõjaga, aga ka näiteks keskkonna ja ka siis 3. maailma sotsiaalsete probleemidega seoses. Nii et oikumeeniline liikumine on elav
ja tema juured muidugi vajavad ka selles elus püsimiseks kahtlemata uurimist. Mida on meil õppida Nikaia kirikukogust tänase päeva kontekstis? No Nikaia kirikukogu algatab selle protsessi meie jaoks nähtaval kujul, sest ajaloost on palju asju, mida me ei tea, mida me võime nimetada kristluse sellise ühendava põhiõpetuse kujunemiseks ja mis on üldiselt tunnustatud ka täna eraldi elavate ja teenivate kristlike kirikute poolt. Nii et mingil moel Nikaia kirikukogu on ühine alguspunkt meile. Et muidugi ühine alguspunkt on ka pühakirjas piiblis, aga Nikaia kirikukogu ja selle poolt sõnastatud usutunnistus, millest kasvab sama sajandi, 4. sajandi lõpuks välja Nikaia Konstantinoopoli usutunnistus, on mingisuguses mõttes kristliku usu substraat. Ja teine poolus kindlasti on see, et see on see ühine usk, mille juurde me püüame naasta üheskoos, ka erinevate väljenduste säilides, aga teisalt ju ka tollal 4. sajandil käivad õpetuslikud väitlused. Me näeme seda, et püüd leida ühtsust ja sõnastada ühine arusaam usust oli omane tollal, kristlastel on omane täna. Ja selles mõttes me jätkame sama missiooni. Aga kas te oskate anda ülevaate, milline täpselt on luterlik perspektiiv oikumeeniale tänapäeval? Luterlik kirik või luterlikud kirikud ka üheskoos eraldi on olnud oikumeenilises liikumises kaasas ja suhteliselt selle kaasaegsest algusest peale, seal kusagil 20. sajandi esimesel poolel on olnud tihti algatajate rollis ja luterlus ise ajalooliselt on näinud ennast tihti peale mitte ainult konfessioonina teiste hulgas või kõrval, vaid ka liikumisena. Et kui me loeme 16. sajandi tekste, siis reformatsiooni ajast, siis me näeme seda, näiteks Augsburg usutunnistusest, et luterlased ei tõlgenda ennast omaette kirikuna, mis on nüüd sündinud ja mille õpetuslikke põhipunkte siis Augsburg usutunnistus sõnastab. Vaid pigemini nähakse ennast liikumisena, kes viitab tagasi pühakirjale, viitab õigeks mõistmisele Jeesuses Kristuses, viitab selle ühisele usule, millest Nikaia ja teised vanakiriklikud usutunnistused ka tunnistavad. Et ma arvan, et see on luterluse oluline missioon jätkuvalt. Et selles mõttes on luterlus teatud mõttes olnud oikumeeniline oma algusest peale.